Tere kõikidele Kaljukitse tähtkujus sündinutele. Kaljukitsed, vaatame, mis ootab teid ees detsembrikuus, millised energiat teid saadavad. Vaatame siis, millest te peaksite hoiduma võimaluse korral ja mis oleks teile just positiivne ja hea energia. Ja seekord vaatame 2 kaardipakil. Vaatame energiakaartidel ja vaatame tarokaartidel. Lenormand kaarte ma enam ei kasuta siin, sest need kaardid olid rohkem sellised minule nagu kinnituse saamiseks, et ega nad teile väga palju ei andnud. Ja nad on rohkem ikkagi sellised personaalsete ladumiste kaardid, et seal on nad täpsed ja seal on nad sündmuste põhised rohkem. Aga vaatame siis, mis näitavad teile kaardid ja ma olen välja tõmbanud teile energiakaardi. Ma toon ta teile siia natukene lähemale, et te näeksite. Tundub võib-olla selline natukene, mis energia mind nüüd detsembrikuus niimoodi ootab. Aga ütlen teile kohe ära, ärge kiirustage. Ärge kiirustage. See energia iseenesest räägib rohkem sellisest, see on selline ülekoormatuse energia. Sõna otseses mõttes ülekoormatuse energia. Kust, milleks ja kuidas, seda me hakkame kõike lähemalt tarokaartidega vaatama. Aga võib siin olla nüüd detsembrikuus teil võib-olla mingisugust ärevust. Ja see ärevus võib võtta teie üle nagu võimust. Et kuidagi nagu on mingisugust muret siin näha, mingit mureenergiat. Kas see, mida te juba praegu läbi elate, detsembris elama hakkate, et mille keskel te olete nagu, et see nagu rõhub teid, midagi teil on. Kellel kui suurelt, kellel kui mastaapselt, see on igalühel nagu erinev. Aga jah, midagi siin nagu on. Aga, ma toonitan veel, pilved lähevad mööda ja valgus hakkab paistma. Teil tuleb muutus. Kui nüüd seda energiat siin vaadata, siis siit on ka näha, et siin on tõesti äikesepilved, murepilved, nagu sellist nagu ärevuse pilved, aga pilved lähevad mööda, sest see on selles suhtes nagu hea märk siin, et vaatame, mida täpsemalt tarokaardid räägivad, aga juba siin see energia ütleb teile, et see ei ole detsembrikuus teile nagu jääv. Päike hakkab paistma, valgus hakkab paistma ja tuleb kindlasti, siin tuleb mingisugune muutus. Aga üldises plaanis et midagi on nagu, mis põhjustab teile mingisugust ebamugavust. Kuidas nüüd kellelgi, kas see on siis seotud mingi tegevusega, on seotud mingi kellegi teise inimesega või inimestega või on teil lihtsalt ongi mingi selline olukord, situatsioon. Aga kui nüüd vaadata et seda energiakaardi, siis siin on nagu väga ilusti ütleb kohe ja näitab teile seda, et kuskil siin kuu teisel poolel, isegi võib-olla natuke rohkem kui teisel poolel, et siin on ikkagi näha, et siin tuleb mingisugune nagu aeg juba ilmselt lõõgastumiseks ja te saate sellest üle, et see on hästi hea märk. Eks meil neid pilvi on ikka, ega ei lähe ju ükski kuu nii mööda, et kui midagi kuskil natukene ei pilvitaks. Et siin natukene aga mulle tundub, et see on rohkem siin tegu, siin on mingi ülekoormatuse energia, et see nagu tundub tugevam siin olevat. Aga vaatame nüüd, kõige tähtsam on, et vaatame tarokaartidega. Kas see toon ja foon, mis selle energia puhul teile on, kas see on võimalik, siis kas seda üldse vältida või siis sellest nagu välja tulla, mööda minna. Ja positiivne energia räägibki meile sellest täpsemalt, kuidas seda teha, et mismoodi seda teha. Täpselt vaatame kohe, mida räägivad praegu meile tarokaardid. Nii. Siin on mingisugust survestamist tunda, mingit rõhuvat situatsiooni.
muutused tulevad kindlasti, sellest ma rääkisin ka. Ja siin juba need 2 energiakaart ja tarokaardid juba räägivad teile kõik sellest, et sellest rõhuvast, täpselt mis ma ütlesin teile, see rõhuv, suruv nagu kuidas nüüd öelda, survestav energia, et sellest tuleb kindlasti muutus, positiivne muutus. Sellest oli meil siin juba juttu. Aga kuidas ja täpsemalt, seda me hakkame lähemalt vaatama. Midagi tuleb teil kahtluse alla panna. Vaatame täpselt. Ja te oletegi, siin kaart kohe ilusti ütleb, et te olete sellises, see ei ole teil kõige meeldivam situatsioon, mis praegu on või mis siis detsembris saab olema. Et küllaltki selline, ma ei tea, kas te olete nagu ise kuidagi nagu midagi väga palju nagu urgitsete, uurite, teil on midagi nagu vaja õudselt mingit tõde päevavalgele tuua. Kellelegi midagi tahate hirmsasti tõestada, kellestki midagi sõltub. Hakkame vaatama. Kõik on hea, lõpp on hea, kõik on hea. No nii, hakkame siis detailselt minema. Mis on teile positiivne? Vot sellest me rääkisime siin, et sellest energiast üle saada on vaja muutusi. Detsembrikuus te võite tegelikult väga ägedalt oma elus midagi muuta, väga ägedalt. Mitte lihtsalt väike muutus, vaid siin on ikka selline tõsine äge muutus. Aga teate, mida kaardid ütlevad teile? Ärge olge sõjakas. Mitte mingil juhul ei tohiks olla sõjakas. Siin on 2 kaarti, mis viitavad väga tugevalt sellele. Sest ma vaatan, et need muutused, mis teil siin hakkavad detsembris ja mis oleks teile positiivsed hästi, ega need muutused teil tühjast kohast ei tule. Võib-olla mõni teist on väga kaua mingisugustele muutustele nagu vastu puiklenud, et kuidagi nagu lähiminevikust midagi siit tuleb, ma kohe hakkan lähemalt vaatama. Et siin on, võib-olla mõni teist on nagu muutustele väga tugevalt vastu puiklenud. Aga see detsembrikuu on teie jaoks selline kuu, kus te saate väga palju muuta, kus te saate väga palju ümber teha, kus te saate lisada mingisuguseid nüansse olemasolevasse ja muuta. Ja kõik see on teil paremuse ja positiivsuse egiidi all. See on selline, see on kerge, kuidas ma ütlen, see on kerge paranemine, aga kerge nagu selles mõttes, et see ei ole teie jaoks valulik. Need muutused paremuse suunas ei ole teile mitte grammi ka valulikud. Lihtsalt nagu öelge endale, jah, ma luban enda ellu muutusi. Jah, ma olen valmis muutusteks ja ma ei võitle muutustele vastu. Lubage lihtsalt muutustel tulla oma ellu ja uskuge, need muutused, mis teie ellu tulevad, need on valutud. Tehke muutusi, aga ärge tehke neid muutusi sellise moto all, et kellelegi midagi tõestada. Siin on väga tugevalt midagi tõestada ja see oleks väga negatiivne. See selline muutustele lähenemine, see ei oleks üldse hea. Muutused või üleüldse, räägin üldises plaanis negatiivne, mis on teil. Negatiivne, positiivne on ühesõnaga siis minna mingitesse muutustesse, kardinaalsetesse muutustesse. Aga negatiivne on kellelegi midagi tõestada
kedagi nagu võib-olla midagi nagu alla suruda, maha suruda. Just nimelt teie iseenda positsioonidega, teie iseenda arvamustega, teie iseenda hoiakutega kedagi teist nagu lömastada. Vot see oleks negatiivne, sest ma näen, et see negatiivne häälestatus tuleb kuidagi nagu teie poolt. Et üldse nagu kellegi alla surumine. Vot selline alla surumine, kus te pärast võite öelda niimoodi, et vot ma olen tubli, ma võitsin. Vot selline ei lähe kohe mitte, et see nagu ei ole üldse hea. See ei oleks üldse hea. Ja võitsin just läbi surve kellegi, et läbi kellegi survestamise, et see ei ole nagu üldse hea. Või läbi kellegi lömastamise. Selline mõtteviis on tegelikult kaotaja mõtteviis. Et vältige nagu sellega vältel üldse igasugust survestamist. See on selline survestamine, mida te võite kas ise osutada. Need on võib-olla mingisugused survestavad meetodid. Võib-olla mingisugune ärarääkimine, võib-olla mingisugune sundimine, võib-olla mingisugune nõudmine. Te ei lahenda sellega mitte midagi. Ei tule mitte mingisuguse tulemuseni. Ja samuti, kui teie elus püüab keegi teile, vot just vastupidiselt keegi teile detsembri jooksul survet avaldada, teid sundida millekski, teilt nõuda midagi. Kuidagi nagu mingil moel teiega manipuleerida, siis peaksite püüdma sellest nagu põgeneda selle eest. Peituma, sulguma. Olukord või inimene või ükskõik kellega kuidas see teil seoses on. Et see rõhumine, survestamine ei lähe detsembris absoluutselt mitte kuidagi. Et te kulutate ainult nagu meeletul hulgal energiat, kulutate oma närve, te olete ise ääretult häiritud olekus. Ja te ei saavuta mitte midagi sellega. Te pettute sõna otseses mõttes. Tülid, skandaalid, eriarvamused, kõik see on negatiivne teie jaoks. Kaart ütleb, et kui teil tekivad sellised situatsioonid ja kui teil üldse te tunnete, et teil kuidagi nagu ei lähe, tekib energiakadu ja nii edasi, siis kaart ütleb teile niimoodi. Otsige mingisuguseid kompromisse. Otsige mingisuguseid teisi lahendusi ja muutke. Peatuge, kahelge, analüüsige, kaaluge ja leidke mingisugune teine variant, teine võimalus. Ja võib-olla läbi muutuste. Selles, kus teil see teema praegu on, millest ma räägin. Otsige kompromissi, leidke kompromiss. Miks te üldse tegelikult rõhute kuskil midagi? Või miks teid rõhub kuskil miskit? Miks te survestate? Või miks teid survestatakse? Pigem käib siin jutt tegelikult teiepoolsest käitumismudelist, aga võib-olla muidugi ka vastupidi. Aga miks see toimub, miks see nii on? Sellepärast, et teil ei ole mingit teist varianti. Teil ei ole mingisugust teist võimalust, teist lahendust. Aga öelge endale, et kui ma leian teise variandi, siis tulevad positiivsed muutused. Või vastupidi, positiivsed muutused toovad teile mingisuguse teise variandi võimaluse. Siin võib mõlemat pidi olla.
Ühesõnaga, nii kui te leiate kompromissi, nii kohe see surve kaob. Te tunnete kohe sellist vabadust ja tunnete, et kõik võib hakata ka kuidagi nagu iseenesest lahenema teil. Ühesõnaga, seal, kus teil on varianditu, seal ongi see surve, seal ongi see rõhumine, seal ongi see lömastamine, alla surumine. Vot just seal, kus teil on see varianditu olek. Kui nüüd rääkida veel muutustest, siis see ongi see, mis teid tegutsema tegelikult paneb, liikuma paneb. Üks vaheldub teil teisega. Kas üks inimene vahetub teisega? Aga pigem on siin üks tegevus vahetub teisega ja tekivad juurde mingisugused lisavariandid. Siin on kaks nagu väga tugevat polaarsust teil. Kaks väga tugevat polaarsust. Üks on see, et te punnite, võitlete vastu. Ja teine on see, et te lähete kompromissile. Üks on see ja teine on see kompromissile minek. Aga siin võib olla teil siin võib olla ka mingi selline valik. Valik kellegi või millegi kasuks. Aga sellisel juhul tuleks valikut teha ressursse silmas pidades. Siin on mitu asja. Tuleb olla paindlik, tuleb vastu võtta ka teisi variante, teisi võimalusi, mitte olla jäik. Ja samas siin tekib mingisugune valik, mingi alternatiiv, mingi võimalus ka. Aga sellisel juhul lähtuge ressurssidest. See tähendab, see peaks olema teile nagu materiaalselt kasulik, see peaks olema teile ajalises suhtes kasulik ja see peaks olema teile ka tervise suhtes kasulik. Aga samas kõige selle juures peaksite te jääma siiski paindlikuks, mitte jäigaks omale kindlale positsioonile. Vot see oma kindel positsioon, oma kindel arvamus, oma kindel seisukoht, see on kõik niivõrd negatiivne. See kaart, positiivne kaart ja teid liikuma, see, et te üldse sellest välja saaksite ja liikuma hakkaksite, selleks on vaja paindlikkust. Kahtlused võivad siin tekkima hakata, kahtlused on head, et võivad kahtlused tekkida hakata teil isegi milleski sellises, kus teil ennem ei ole isegi midagi kahelnud, kus on ennem olnud selline nagu kindel seisukoht, et siin võib tekkida ka teilt detsembrikuus mingisugused kahtlused. Kahtlused ja valik, mõlemad asjad on siin olemas. Lähiminevikus ma vaatan, et siin on olnud ikkagi teil mingisugused uuendused on juba nagu kuidagi nagu lähiminevikus sisse tulnud, et mingisugune uus impulss on teile tulnud. Kas on mingid uued algused või uued tegevused või milleski te olete nagu kunagi lähiminevikus põlema nagu läinud, mis on teid nagu väga huvitama hakanud, aga see on kuidagi kas uue või uuendusega seoses. Ja nüüd on kuidagi niimoodi, et kas te sõltute kellegi arvamusest või sõltub teil midagi kellestki. Kas kellegi arvamusest või kellestki inimesest. Aga siin ei tohi mitte mingil juhul survestada, mitte mingil juhul. Näiteks oletame, et kui te ootate mingisugust otsust kellegi käest, võib-olla mingit lõplikku otsust, ootate võib-olla allkirja kuskile dokumendile või midagi, et sellisel juhul ka nagu survestamine, selline on väga negatiivne käitumismudel. Aga te nagu püüate vist kuidagi nagu tugevalt tõestada ennast. Kuidagi midagi sõltub kellestki ja samas te püüate ka tõestada ennast. Põhimõte on see, et ärge ajage mingit kindlat ühte joont. Et ärge jääge jäärapäiseks, põikpäiseks. Ärge jääge ainult endale kindlaks.
siin on ikkagi vaja nagu tõesti seda erinevaid variante vaadata, kaaluda ja tuleb olla paindlik. Ja see paindlikkus laseb teil minna muutustesse või siis läbi muutuste, kui te lasete muutused oma ellu, siis tuleb ka teile see paindlikkus, tuleb teile ka alternatiivvariante, võimalusi, et te ei peaks olema nii jäigal positsioonil. Aga uus algus, tõestamine, võib-olla kellegi mingisugune koostöö, tuleb teile reaalselt, faktiliselt tegelikult detsembris tuleb mingisugune pettumus. Siin tuleb mingisugune kahetsustunne, et kas on pettumus või on kahetsustunne või kuidagi niimoodi. Te ei ole nagu millegiga rahul. Miski ei meeldi teile, miski nagu ei rahulda teid, küllaltki nagu selline emotsionaalselt alla surutud tunnetus. Küllaltki emotsionaalselt alla surutud tunnetus. Rahulolematus on siin teil. Kas te ei suuda ennast kellegile kuidagi ära tõestada või teie seisukohad ei lähe läbi kuskil, et midagi sellist, see võib olla seoses mingi uue algusega. Siin on paraku niimoodi jah, aga ainukene, mis aitab teil on ikkagi, et kui te muudate oma vaatenurke, kui te muudate oma strateegiaid, kui te olete ise paindlik, see on ainuke asi, mis teid aitab praegu. Kas mingisugune teave või informatsioon saab teile teatavaks või on juba teatavaks saanud? Ja see kuidagi nagu ei ole teile üldse meeldiv. See panebki teid kuidagi sellisesse enesekaitse positsiooni hästi tugevalt. See võib puudutada ka muide teie finantse, see võib puudutada teie tervist, see võib puudutada mingeid teie tulemusi, see võib puudutada mingit koostööd kellegi inimesega, et midagi siin on. Ja te olete kuidagi nagu vaenulikult häälestatud. Otsite mingisugust infot, kisute mingit infot kuskilt välja hirmsasti, urgitsete, teavet kisute päevavalgele. Kas siis selleks, et midagi tõestada? Siin võib olla nii ja naa. Te ilmselt ise teate paremini. Aga parim oleks see, kui te olete ikkagi paindlik ja lähete muutustesse, see on kõik see, mis teid ainult aitab see kuu. Kaalute teisi variante, kaalute teisi mooduseid ja lähete kardinaalsetele muutustele. Läbi mingisuguste inimeste tulevad teile finantsid, tulevad teile tulemused, mis ükskõik kas siis nagu teie tegevuste tulemused või teie tegevuste tulemused siis ükskõik kas siis tööalaselt või tervisealaselt või kuidagi. Aga mulle tundub, et mingisuguseid tulemusi te hakkate korjama ja kuidagi nagu siin ma näen, et on mingisugust rahulolematus selles osas. Et kuidagi nagu ei ole, et siin tekib nagu mingisugune rahulolematus, seisak, see on kuidagi nagu kas ajaline seisak või finantsidega seisak või midagi. Üldiselt finantsid tegelikult teil on head. Tegite see, mida te tegite, selle eest te tasuda ka saate. Kes siis tulemuse näol, kes siis finantside näol, kes siis hea tervise näol ja nii edasi. Siin on ja ma ei näe, et te nagu rahul oleks väga, aga võib-olla on ka vastupidi, et te selle rahulolematuse tagajärjel, kui te nagu peale seda rahulolematust, et siis toimuvad teil mingisugused muutused siiski ja siis te saate alles siis oma tulemusi te saate kindlasti, et kes ootas mingeid tulemusi, siis need tulevad. Siin võivad olla igasugused väljamaksed, siin võivad olla igasugused tagasimaksed,
absoluutselt kõike, siin on nii tegevuste tulemusi kui kõike. Et selles suhtes ikkagi tegelikult on hea. Aga ma näen ikkagi niimoodi, et ei suuda mitte kellelegi mitte midagi tõestada. Te ei suuda mitte kellelegi mitte midagi tõestada. Absoluutselt. See on pettumus. See positsioon tuleks teil kohe maha kanda. Absoluutselt maha kanda. Pole üldse mõtet kuskil siin vaenutseda. Absoluutselt mitte. Ei ole mõtet vaenutseda, aga siin on ikkagi nagu midagi te urgitsete väga tugevalt, midagi te teil on vaja kuidagi nagu ennast tõestada, mingit infot lagedale tuua, päevavalgele tuua. Või siis on juba see tulnud teil kõik. Ja kuidagi on see seotud kas mingi inimesega, kas mingite tulemustega või finantsidega. Et kuidagi see on väga tugevalt seotud. Te võite loota oma peretoetusele, oma lähedaste toetusele võite te loota. Aga need, kellele te peate ennast tõestama või kellelt te ootate mingeid tulemusi, mingitelt instantsidelt või kellelt iganes, siis seal jah, ootab teid nagu mingisugune pettumus, sest see on selline sõjakas, vaenulik olek on nagu sisse võetud, hoiak selline. Selline hoiak on jah võetud. Aga kuu lõpp on teil hea. Kuu lõpeb teil ikkagi nagu väga hästi. Te lõppkokkuvõttes saate oma tulemused, kes saab kingitusi, kes saab oma võib-olla mingisuguseid preemiaid, palgad kindlasti ja kõik rahad, mida te ootate, kõik ka teie juurde veerevad. Intressid ja nii edasi, kes saavad mingid asjad valmis ja ootavad ja saavad selle näol tulemusi, ka väga positiivselt läheb. Ja kuu lõpus te olete sõna otseses mõttes nagu puhkategi kodus, lihtsalt puhkategi kodus. Ja te teate, mida te saavutate kuu lõpuks? Te saavutate selle, mida te saavutada tegelikult tahate. See tähendab, te saavutate võidu. Vot läbi nende muutuste, ainult läbi paindlikkuse, teiste variantide, teiste meetodite ja nii edasi, saavutate te stabiilsuse ja te saavutate võidu. Vot siis inimesed vaatavad teid, vot siis inimesed imetlevad teid, kiidavad teid ja tunnustavad teid. Kuu lõpp olete te tegelikult võitja, te olete võidupositsioonil, sõna otseses mõttes olete hobusel. Et hästi, aga läbi surve, mis tuleb ja siin on nagu vaenulik väga. Kui te nüüd tõesti ajasitegi mingisuguseid võib-olla oma tulemusi taga või oma finantse taga või et nagu kuidagi nendega on seotud, siis ka et te saate kõik selle, mis te tahate, mis teil vaja on. Aga kindlasti mitte läbi surve. Et kuu lõpp on teil väga hea, väga ilus. Et ainuke, mida ma üldse näen, mis siin nagu negatiivset on mingisugune teie häälestatus ja kuidagi see, et te tahate nagu tõestada midagi. Et see on ainukene. Võib-olla mingi ärarääkimine või sundimine kuskilt, aga sundimine, see on ilmselt rohkem nagu teie poole või? Nõudmine. Üldiselt hea, jätke meelde 2 asja, mis kõige tähtsamad on. Läbi muutuste, läbi paindlikkuse, läbi valikute, läbi alternatiivide, läbi erinevate meetodite tuleb teie juurde võit, tuleb selline rahu ja kõik. Aga kuu lõpus olete ilusti kodus, puhkate või siis kui te ei ole kodus, siis te olete oma lähedastega koos, oma perega koos, jõulude aeg, aasta lõpp, eks ole. Ja te tähistate
mitte nüüd seda aasta lõppu, vaid te sõna otseses mõttes tähistate enda võitu. Midagi te võidate väga tugevalt. Igaüks teab ise, mida ta teil võita tahab. Aga te võidate selle. Te tulete võitjaks. Ja nagu ma ütlesin, see olukord kaob. See on siin, see peegeldub siin väga ilusti teatud kaartides, mis on nendes 3 kaardis peegeldub see koormatus peegeldub väga tugevalt. Aga võit peegeldub nendes kaartides, muutused ja need. Vot selline on teie detsembrikuu läbi minu nägemuse nende kaartide. Ma soovin teile ilusat detsembrit ja peatse kohtumiseni.